Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Selles episoodis ma käsitlen sellist teemat, kuidas lõpetada hästi. Paljud inimesed alustavad elus erinevaid asju. Mina omal ajal lapsena alustasin tohutult palju asju, jätsin need alati pooleni. Ma ei lõpetanud neid. Ma isegi ei räägi siin hästi lõpetamisest, ma üldse ei lõpetanud neid. Kristlikus elus sama asi. Paljud inimesed alustavad usuteed, kõik ei lõpeta seda. Paljud alustavad abielu suhetega, paljud ei lõpeta. Lõpetada on suur väljakutse, sest see räägib ühest pikaealisusest, pikka aega olla selles võidujooksus. Ja kõik me teame, et elus saavutada on lihtsam kui säilitada. Igaüks võib saada kristlaseks. Jääda kristlaseks on teine küsimus. Mõnigi võib korraks tippu tõusta spordis, muusikamaailmas, aga püsida tipus on hoopis teine asi. Me võime oma kehakaalu korraks normi saada või oma tervise näitajad mingiks hetkeks saada normi. Püsida selles tervislikus eluviisis, hoida seda distsipliini, käia selles iga päev. See on hoopis teine teema, sellepärast Jeesus ütles, et kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. Rääkides siin ühest teisest tasemest ja see on see, mida Jumal tegelikult meist ootab ja selleks, et lõpetada hästi, me peame valmistuma pikemaks maratoni jooksuks ja hoidma alal need asjad, millega me saavutasime edasimineku, kasvamise, küpsemise ja mitte laskma neid asju endi käest. Ma rääkisin sellel teemal Türi missioni koguduse meestekal. See ei ole mitte videopildina näha, aga see on audios, kuna täna paljud meist niikuinii on kuskil võib-olla jõusaalis, sõidad jalgrattaga, teed mingisugust aiatööd ja kuulad neid asju lihtsalt taustaks, siis ma arvan, et see on sobiv kuulamine. Ja ma usaldan, et Jumal annab ka sulle häid mõtteteri sellest, mida sai räägitud tol teisipäeva õhtul. Ja ma tahan natuke rääkida kõigepealt visioonist. Visioon, ma usun, elus on tähtis, eks ole. Et visioon on meie pilt meie tulevikust. Et kui sul on hea, selge visioon, sul on tõenäosus ka parema tuleviku suhtes. Kui sul on selline hägune visioon, siis sa tõmbled siia-sinna, raiskad oma energia ära. Ilmselt see tulevik on ka vähe hägune, eks ole. Nägemine on ju meie silmade funktsioon. Aga visioon on meie südame funktsioon. Oma silmadega sa näed asju, nagu asjad on. Aga oma südamega sa võid näha asju nii, nagu nad peaksid olema või võiksid olla. Ja sellepärast see visiooni olemasolu on nõnda tähtiseks. Üks selline visioon, mis ma tahaks täna meie silma ette panna, on visioon lõpetada hästi oma eluga. Visioon lõpetada hästi. Vaimulik teekond kahtlemata ei ole ju sprint või selline lühijooks, vaid see on maraton. Ja see on ühes mõttes mitte ainult maraton, aga see on nagu ka teatejooks, sest sa annad teatepulga kellelegi üle. Ja see, kuidas sa oled jooksnud, see ka mõjutab seda järgmist põlvkonda, nii et see on üsna vastutusrikas. Aga 1945 aastal oli selline aeg, kus USAs tõusid nagu palju selliseid uusi, ma ei oska öelda, edumeelseid või edukaid evangeliste, kes nii-öelda täitsid saale, rahvas kuulas neid, olid hästi põnevil, olid kaasas nendega. Nende seas siis oli 3 hästi tuntud tegelast tollel ajal. Ja need meeste nimed olid siis Bron Clifford, Chuck Templeton ja 3. kindlasti meile ei teada, tuntud Billy Graham. See on huvitav, et me täna teame, ma arvan vähemalt niimoodi, et me teame siin ümber laua ainult Billy Grahami nime. Teised on täitsa tundmatud nimed. Aga seda Templetoni peeti siis tol ajal nagu tõesti üheks uueks evangeelseks tõusvaks täheks
talendikaks jutlustajaks, seal oli üks rahvuslik ajakiri, mis kajastas siis vaimulikul maastikul toimuvat ja siis Templetoni seal kiideti niimoodi taevani ja räägiti, mida kõike Jumal tema läbi teeb. Selles samas ajakirjas nagu Grahamist ei olnud üldse ühtegi sõna. nii et Graham tegutses ka, aga polnud kuskil kaugel võib-olla siis sealmaal või. Ja siis sellest Cliffordist räägiti ka kui ühest vägevamast jutlustajast, keda kogudus on sajandeid näinud, niimoodi iseloomustati teda teatud žurnaalides ja 25. eluaastaks oli ta puudutanud siis rohkem elusid kui ükski teine nagu vaimulik mõnda aega. Ilmselgelt suured koosolekud, suur platvorm ja nii edasi. Aga miks me ei ole nendest kahest Cliffordist ja Templetonist midagi kuulnud? On sellepärast, et 5 aastat hiljem pakuti Templetonile teha karjääri televisioonis. Ta haaras siis sellest võimalusest kinni. Ajapikku tema usuelu hääbus ja ta kadus täiesti ekraanilt, oli täiesti mängust väljas. Clifford kaotas oma perekonna ja oma teenistuse. Temast sai alkohoolik, lahutas oma naisest ja oma elu lõpul müüs kasutatud autosid. Kui ta siis suri, siis mõned Amarillo, Texase pastorid kogusid raha, et ta surnukeha saata kodukohta ja ta maeti vaeste surnuaeda. Nii et 10 aastat hiljem siis olid 2 nendest mängust väljas ja üks mees Jumala kutset järgimas Billy Graham. Ja ma mõtlesin selle peale, kui mina sain kristlaseks 35 aastat tagasi, 1989 aastal Elusõna koguduses, kui palju oli inimesi tollel ajal, kes siis nii-öelda minuga sarnases faasis alustasid usuteed. Muidugi osad olid juba enne mind seal, osad tulid minu ajal ja muidugi ma mäletan sellist tulisust ja põnevust ja palju rahvast ja iga pühapäev uusi nägusid ja koguduse kiire kasv ja kõik sellised tolle aja rahvusliku ärkamise ajad, kes me elasime nendel aegadel siin. Aga kui ma hakkasin kokku lugema neid inimesi, kes täna veel on minu teada usus, kes sellest pundist oli, siis ma sain kokku kõigest 16 inimest. Nüüd võib-olla ma jätsin kedagi 2 silma vahele, osad nendest, kedasi 16 hulka ma arvasin, ei ole ka niimoodi aktiivsed enam ja nii edasi. Aga ma arvan, et sa võid nagu sarnase statistika leida oma enda elust ka. Nii et lõpetada hästi, meeldib meile see või mitte, et statistika on nagu meie vastu. Ja 2 miljonit inimest väljusid Egiptusest, et minna Kaanani maale. Sellest pundist 2 väidetavalt vastavalt piiblile, eks ole, jõudsid Kaanani maale. Väga väike protsent. Ja okei, see uus põlvkond, kes kõrbes sündis, muidugi, ja, aga originaalpundist ainult 2. 2 miljonit on ka selline omavoliline ütlus siin, aga niimoodi paljud piibliuurijad arvavad, et see võis selline hulk seal olla. Ja me teame Gideoni vaprast 32 000-sest armeest, siis jäi tegelikult lõpuks sõelale ja need päris võitlejaid mehi, kes siis lahingusse läksid, oli 300. Kui ma küsiksin teie käest täna siin, kui paljud võiksid mulle öelda, lisaks 2 nimele ülejäänud 10 maakuulaja nimed, kes läksid Kaanani maad uurima, siis ma pakun, et need nimesid ei tule, eks ole, me ei tea neid nimest. Me teame ainult 2 nime, Joosua ja Kaaleb. Nii et neid, kes lõpetasid hästi, tegelikult elus ei ole väga palju. On ju, piiblis ka. Kuningas Saul ei lõpetanud tegelikult hästi. Juudas, kõik saame sellest aru, ei lõpetanud hästi. Hiskia palus, et Jumal pikendaks tema elu iga ja ta sai 15 aastat otsa, eks ole. Aga siis näitas seal oma varandusi ja kullakambreid ja mingisugustele, antud hetkel vaherahu või sellise koostöö kokkuleppega, nii-öelda muidu vaenulike riikidega, eks ole, käis läbi ja hetkel oli küll rahu, aga need pärast tulid, tegid puhta vuugi. Ja Saalomon näiteks ka näide mehes, kes ka ei lõpetanud hästi. Piibel selgelt ütleb, et ta pöördus ebajumala teenistusse ja ei lõpetanud hästi.
no Eeli ja siin on nimestik veel, eks ole, nii et me ütleme siin, et meile töötab vastu meie lihameel, on ju, kõigil on liha, näpist ennast, eks ole, sul on liha, nii et sul on lihameel, patt töötab meie vastu. Piibel ütleb, et meid hõlpsasti takerdab patt, eks ole. Siis selle maailma vaim töötab ka meie vastu. Igal juhul, ei soosi sind kuidagi moodi. Ja nagu kurat ise ka, Piibel ütleb, käib ümber otsides, keda neelata. Nii et me oleme vaimulikus sõjas ja need asjad töötavad meie vastu. Meie usuelul ja sellel võidujooksul on siis ka omajagu nagu selliseid ohtusid ja lõksusid meie teel. Kõigepealt siis võiks tuua välja selline asja nagu himulõks või seksuaalpatud. Mitte midagi selles mõttes uut, kõik teavad, et 3 suurt sellist väljakutset on, mida esile tuuakse, eks ole, raha, himu või seksuaalpatud ja võim. Aga üks selline mees nagu doktor Howard Hendricks intervjueeris 246 täisaja teenistuses olnud inimest, pastorid ja muud nagu tegijad, kes oli viimase 2 aasta jooksul langenud seksuaalpattu või lõksu ja avastas 4 ühist joont. Ja ma arvan, need on huvitavad kuulata, need 4 ühist joont. Number 1, keegi neist ei osalenud mitte üheski aruandvas grupis. Neil ei olnud niisugust kohta, kus nad oleks oma elu avanud, rääkinud, kuidas neil tegelikult läheb. Aga ma usun, et meil peavad olema meie elus inimesed, kellega me saame olla avatud, kes saavad nagu mõõta meie tegelikku temperatuuri. Kõik taandareng ja kõik tõbiseks jäämine ei tule niimoodi järsku, vaid hakkab vaikselt pihta. Üks viirus kõigepealt läbistab süsteemi ja paljundab ennast ja haarab võrku, eks ole. Teiseks, keegi neist ei palvetanud ega lugenud igapäevaselt enam piiblit. Need asjad, mis meile tugevust annavad, olid ära jäetud ja tegelikult eks kõik kordasaatmise patud algavad pihta tegemata jätmise pattudest. Asjad, mis sa jätad tegemata. Nagu Paulus ütleb, need pöördusid ära tõest ja siis sattusid eksitusse. See ei ole, et nad kõigepealt sattusid eksitusse, siis ütlesid, mis nüüd enam tõega teha, paneks selle kõrvale. Ei, nad kõigepealt pöördusid ära tõest. See, mis neile nagu suunda näitas elus ja oli kompassiks ja aitas neil navigeerida siin elu laburindis. Ja siis eksitus oli iseenesest võttis kergelt kinni, eks ole. Paulus räägib seal inimestest, kes tegid laeva huku oma usus. Ja laevad üldjuhul lähevad põhja aeglaselt. Okei, mõni saab niisuguse tänapäeval mingi pommiga pihta ja läheb kiirelt põhja, aga isegi Titanic, mis läks väga kiiresti põhja, seal tükk aega keegi ei uskunud, et see ikka põhja läheb. Ja see on see usuelu ka, et sa ise ei märka seda. See on vaikne, tasapisi, on ju, hääbumine ja 80% kolmandaks neist langesid pattu naistega, kes algselt tulid nende juurde nõustamisele. Nii et naised võib-olla kodus, nende mehed ei kuulanud neid, siis naised leidsid, et pastor kuulab, andsid oma tunded üle mehele, kes nende vastu nii hea oli, avatud ja kuulas. Seal tekkis üks niisugune alguses võib-olla lihtsalt suhe, siis romantiline suhe, siis seksuaalne suhe ja nad lõpetasid sellega, et nad rikkusid abielu või oorasid või mis iganes. Ja 4. kõik 246 nendest olid veendunud, et midagi sellist nendega juhtuda ei saa. See on nagu see jälle Titanicu lugu, et laev, mis ei saa põhja minna, oli esimesel reisul merepõhjas, on ju. Pole ime, et õpetussõnade raamat ütleb meile, et esimene nõue targaks saamise suunas või tarkuse omandamise suunas on see, et sa ei oleks tark iseenese silmis. Sest kui sa juba arvad, et sa midagi tead ja oled õppinud kõike ja sa ei vaja minna nõustamisele, sa ei vaja küsida abi ja sina tead, eks ole, nagu paljud suhted ka, eks ole, mehed või teinekord on ka naised, ei taha minna nõustamisele, sest nad juba arvavad, nad asju teavad. Need lõksud on sellised kavalad. Oli lugu mehest, kellel oli maja, pani selle müüki $2000. See ilmselt oli kaua aega tagasi, kui niisugused hinnad olid, on ju. Ilmus välja üks ostja siis, kes väga seda maja tahtis
ainuke asi oli see, et tal ei olnud nagu seda raha kokku panna. Parim, mis ta siis sai kokku, oli 1000. Kuna niisugune mööndus oli seal, siis müüja nõustus ainult sellisel tingimusel, et ta müüb selle maja, et müüjale jääb õigus ühte naela omada selles majas. Ja see nael oli otsa siis eesukse juures, niisugune suur nael. Nii et müüs maja ära, aga üks nael ja temale. See minu nael siin majas, eks ole. No ja läks mõnda aega mööda. Ja siis see, kes oli maja maha müünud, läks selle uue omaniku juurde, ütles, ma tahan selle maja tagasi osta. Ja muidugi see uus omanik oli kenasti ennast sisse elanud, ütles, mul ei ole mingit soovi seda müüa sulle. Ja tükk aega ta käis pinda, aga see ei olnud nõus. Ja lõpuks see endine maja omanik pani sinna naela külge ühe vana surnud koera raipe. Tasapisi see hais tungis sinna majja. Algul võib-olla esimene õhtu kohe on nii hull, aga tasapisi järjest hullemaks elu läks ja lõpuks oli nii väljakannatamatu, et see uus omanik müüs sellele vanale omanikule maja tagasi. See on ilm klassikaline näide, kuidas vaenlane tegutseb, eks ole, ta lihtsalt võtab selle ühe naela, tead. Ja selle najal lõpuks, kui see nael tal ikka on, susib selle omaniku sealt välja või võtab selle maja nii-öelda üle. No üks teine tuntud lõks on rahalõks. Ananias ja Safira on head näited selles, kes panid raha kõrvale, mis tegelikult oli ühiselt otsustatud, et nad annavad selle Jumalale. Kuidas see kõik otsustatus oli, ma ei tea seda, vahet pole, aga piibel ütleb, et nad valetsid pühale vaimule, nii et järelikult Jumala vaim oli kuidagi seda kogudust, võib-olla Peetruse, võib-olla kellegi teise läbi kõnetanud, nad olid kõik ütelnud, jess, me kuuleme selles Jumala instruktsiooni, oleme kambas, te olete kambas, aga mingil hetkel hiljem, kui tead, raha on käes, me teame seda, et rahal on võime nagu tuua meist välja ihaldused, mis me ei teadnud, meis peiluski on, eks ole. Ma mäletan, kunagi tahtsin teha remonti, raha oli nagu vähe ja siis mõtlesin, kui saaks nüüd selle raha, siis saaks vähemalt linoleumi põrandale panna, aga siis tuli suurem raha, siis ma mõtlesin, ei, nüüd ma panen täispuidust põranda, eks ole. Oleks rohkem raha tulnud, siis ma oleks marmori peal ilmselt mõelnud. Ühesõnaga, ihaldused alati kasvavad raha kasvuga. Ja sellepärast me ei saa kunagi jõukaks läbi selle, mida me teenime, aga läbi selle, mis sa suudad kõrvale panna, mis sa suudad hoida alal, eks ole. Kui sa kulutad kõik, mis sa teenid, siis sa oled ikka vaene mees, vahet pole. See ainult pruugib, et mingi asi läheb katki või mingi tsükkel lõpeb ja äkki seda on kõik läbi, on ju. Nii et see distsipliin on paratamatult tähtis seal. Ja palju tuntud pastoreid on ka langenud rahalõksu. Võib-olla siin Eestis, võib-olla vähem, aga Ameerikas, kus sa kirjutad menuka raamatu ja müüd miljoneid koopiaid ja äkitselt sul on suur raha sinu käes ja sa ostad suured majad. Ja mitte mul oleks midagi selle vastu. Ma ütlen tänu Jumalale nende õnnistuste eest. Aga kui raha saab meie Jumalaks, siis see tegelikult, siis see orjastab sind nagu kurat. Ja sellepärast ütles Peter J. Daniels, et raha ei saa saada sinu Jumalaks, kui sa kogu aeg seda ära annad. Ja võimulõks, eks ole. Võimulõks samuti. Siin võiks näite tuua ühest mehest Vanas Testamendis kuningas Ussia. Teine ajaraamat 26:16 räägib temast. Piibel ütleb, et nii kaua, kui ta otsis Jumalat, siis Jumal andis talle õnne. Ta käsi käis hästi. Aga ühel hetkel, kui ta käsi hakkas hästi käima, läks ta uhkeks. Ma just tegin hiljuti podcasti uhkusest, uhkuse varjatud omadused. Tõin välja 21 omadust. Et muidu me kõik ju arvame, et me ei ole uhked. Aga mingid aspektid, kui nende üle mõelda, siis võib-olla mõtleme teisiti. Aga igal juhul tagajärg lihtsalt ei pidali tõviseks terveks eluks, on ju. Ja siin on Moody ütlen niimoodi, et Jumal saadab tühjalt tagasi ainult need, kes on täis iseennast. Nii et kes tulevad tema juurde, on täis iseennast, ülbed. Nii et sõbrad, ma ütleks, et me ei tohi kaotada valvsust, eks ole. 1. Peetruse 5:8 ütleb, et valvake, sest teie vastane käib ümber teie nagu müürgaja, lõukoer, otsides keda neelata. Ja ma arvan, 3 niisugust tähtsat asja teha on esiteks püsida valvel. Teiseks püsida issanda lähedal.
ja kolmandaks püsida kursil. Ja ainuke viis püsida kursil on ennast pidevalt korrigeerida. Ütleme lennukid, mis lendavad, ma ei tea, kas siit Paides lendavad lennukid üle või mitte, aga Pärnus kogu aeg, seal on lennukoridor, sinise taeva üle valged sellised teravad jutid. Ja me kõik oleme lennanud lennukitega või vähemalt enamus meist. See on niisugune sujuv ja tead, su klaas püsib seal kenasti kandikul aga tegelikult lennuk ei lendaks otse, kui seda lennukit pidevalt selle lennu käigus ei korrigeeritaks. Nii vertikaalselt, horisontaalselt, kogu aeg talle mõjuvad igasugused jõud, igasugused tuuled, niiskus, gravitatsioon kahtlemata, hõõrdejõud, kõik jõud mõjuvad. Kui sa lihtsalt lennuki paned paika ja mõtled, see võiks minna otse, ta ei lähe. Et sa pead kogu aeg seda pidevalt, nagu nad kutsuvad manipulaatoritega, korrigeerima. Ja ma ütleks, meie elu on samamoodi. Sa ei jõua sihile oma eluga, kui sa ennast ei lase korrigeerida. Ütle, mis sa tahad. Ja kõige parem on muidugi ennast korrigeerida. On ju, nagu Taavet tegi seda, et ta süda nagu torkas teda, et oli Sauli kuue ära lõiganud, ta korrigeeris ennast ise. Või Paulus, kes ütles, et ma ei teadnud, et on ülempreester, et piibel ütleb, ära sajata oma rahva ülemat, on ju. Et sa korrigeerid ennast ise oma südames, ütled, see, mis ma tegin, see on õige. Jumal anna mulle andeks teed. Ma arvan, see on väga hea asi. See, kuidas ma vandesõnadest lahti sain alguses, kui ma päästetust sain. Ma ei tea, kui palju teil oli vandesõnasid suus, kui sa tulid Jumala juurde, aga mul oli nii, et kui ma need ära jätsin, siis mul polnudki midagi öelda. Iga kord, kui ma nagu mingi sarvilise välja ütlesin, siis ma vaikselt endamisi ütlesin, Jumal, anna mulle andeks ja korrigeerisin ennast. Ja kui me ei korrigeeri ennast, siis lõpuks elu korrigeerib meid. Inglise keeles institution of correction, mis siis eesti keeles võiks öelda on vangla, on siis lõplik korrigeerimise koht. On ju. Ja me ei taha, et seal meid korrigeeritaks. Suurim asi, mida me ilmselgelt saame teha, jättes endast maha, pärandina on hästi elatud elu, hästi lõpetatud elu. Et kui mitte midagi muud ei oleks hauakivile kirjutada, võib-olla mõni annab instruktsioonid, võib-olla lähedased kirjutavad teinekord midagi, aga ma leian, et see ei ole paha hauakivi kiri, öeldes, et siin on tema nimi, sünniaeg, surmaaeg ja all on kiri. Ta ei keeranud elu tuksi. Ta ei keeranud oma elu tuksi. See on minust hea. Ja sõbrad, hästi elatud elu ei ole eksimuste vaba elu, sest kõik eksivad. Jakobus ütleb seda, me oleme piibelikud, kui me eksime. Aga see tähendab seda, et sa parandad meelt. Ja võib-olla inimesed mäletavad hiljemgi sinu eksimusi, aga Jumal igavesti mäletab sinu meeleparandust. Inimesed jäävad mäletama sinu eksimust, me mäletame Taaveti eksimust, aga Jumal mäletab tema meeleparandust. Ja sellepärast, kui keegi rängalt on eksinud, aga on julgenud tunnistada oma eksimust, läinud ajalukku kui inimene, kes julges seda teha. Ja Taavet on jällegi üks hea näide sellest. Piibel ütleb ka, et sellepärast pole Jumalal häbi ennast kutsuda nende Jumalaks, see on Hebrea 11 ja 16, Jumalal pole neist häbi ja laseb ennast kutsuda nende Jumalaks. Ja kõik need seal nimestikus olid ekslikud inimesed, viimane kui üks nendest. Aga Jumal ei mäletanud nende eksimust, inimesed mäletasid, Jumal mäletas nende meeleparandust. Sellega hakkas uus faas pihta. Nii et hästi lõpetamine ei ole kindlasti nagu õnne küsimus, see on niisugune kavatsuslik otsus, see on visioon, see peaks olema meie visioon, meie pilt, meie tulevikus, see, mis ma tahan teha. Ma tahan pressida edasi. Visioon hoiab sind lõppeks kursil. Visioon hoiab sind ustavana. Visioon paneb sind ka panustama selle visiooni täide minemiseks, sest see ei lähe täide ka iseenesest. Sellepärast tahtsin ma teile jagada mõned mõtted ühest visioonist, paljude teiste heade visioonide seas. Ma tahan, Jumal, oma usuelu lõpetada hästi. See tähendab seda, ma pean täna seda võimalikul parimal viisil elama. Ja veel kord see ei tähenda seda, et me ei eksi, me ei komista, me ei tee pattusid, aga see on see
et ma ei jää sellesse, ma parandan meelt, ma lähen edasi ja see, mille järgi jäädakse mind mäletama, et ma ei jäänud selle asja sisse, ma tõusin ülesse, ma läksin edasi. Panin kirja tegelikult 3 või isegi 4 küsimust, mille üle siis võiks mõelda, sest number 1 on see, et millised on sinu elus asjad täna, mis võiksid takistada sind lõpetada hästi? Kas sa tead üldse, millised ohud on sinu teel? Teiseks, kes on inimesed sinu elus, kellele sa oma elu avad? Ja kes võivad sinu ellu rääkida? Sina avad oma elu ja nemad võivad rääkida sinu ellu. 3. millised vaimulikud harjumused aitavad sul püsida tugevana? Sest need on asjad, mida sa vajad hoida, selleks, et seda kurssi hoida ja lõpuni jõuda. Ja 4. kas sa oskad mõelda ühe konkreetse sammu peale, millega sa saaksid alustada, et täita seda hästi lõpetamise visiooni? Suur tänu! Sina võta üle. See on nagu see pastor ja evangelist läksid metsa palvetama ja siis leidsid seal ühe mingi sükse onni. Ja siis olid seal palves natuke aega, nagu evangelist ikka, ta oli rahutud, et ta peab minema kohe välja. Läks välja jalutama seal ja ägiselt karu tuleb vastu. Ja evangelist pöörab ringi, jooksub maja poole tagasi, et karu talle järgi ja siis jookseb, tõmbab ukse lahti, jookseb sinna sisse. Ja siis karu muidugi järgi kohe, eks ole. Evangelist teeb sükse U-pöörde, paneb uksest tagasi välja, ütleb pastor, kuule, nüüd sina võta üle. Et ma tõin hinge issanda juurde, sina võta üle. Nii et palun võta üle. Tegele sina selle karuga ja edasi. No vot, selline oli minu sõnum tol õhtul meestele seal Türi Missioni koguduses. Ja pärast seda toimus enam kui tunniaja pikkune diskussioon ja arutelu, mis oli äärmiselt huvitav, palju häid mõtteid, mida vennad jagasid. Mul ei ole küll voli ega luba jagada teiste inimeste öeldut, aga ma jagan siia lõppu mõningad mõtted, mida ma lisasin omalt poolt veel meie arutelule. Ja seal ei ole nagu mingisugused eritrikid, mis seda võimaldavad, vaid need fundamentaalsed asjad. Nagu, ma ei tea, mis sporti siin inimesed harrastavad, aga näiteks lauatennised, mida ma tihti teen, see põhiliselt on ju tagantkäsi, eeskäsi. Ja kui sa vaatad, kuidas nad sooja teevad tagantkäega sooja, seal natuke istuvad eeskäega, eks ole, siis läheb mänguks. Okei, seal on lõikepallid ja plokid ja asjad, aga selles mõttes, et need, kes jõuavad nagu tippu ja püsivad seal tipus, on need, kes teevad nagu tööd nende fundamentaalelementide kallal. Ja me kutsume need lauatennises elementideks. Kas sul elemendid on selged? Eestkäsi, tagantkäsi, teatud löögid, eks ole. Ja jalgpallis, ma arvan, igas valdkonnas on nagu need elemendid, elementaarsed asjad. Ja sa teed kogu aeg nendega tööd. Teed seda heliredelit kogu aeg üles-alla, eks ole. Ja päeva lõpuks, ütleme, kristlikus elus ongi need elemendid on isiklik sõna- ja palveelu, koguduse elu ja sealt võib-olla edasi, et sul on keegi, kellega sa nagu lähedaselt räägid ja avad ennast. Et seal ei ole nagu, ütleme, 800 ja veel mingi number asju, mida sa pead õieti tegema ja kui seal õnnestub kõik need 800, siis vaatame. Jah, vaid seal on võib-olla 6 asja. See ei ole raske teha. Selles mõttes aga elus on see tõde asi, et kõik asjad, mis on nagu lihtsad teha tegelikult, on lihtsad tegemata jätta. Ja eks selle iseloomu ehitamine on nagu maja ehitamine. Maja ehitad kivi peale. Iseloomu nagu iga otsuse peale. Eks? Iga otsus tegelikult, mis sa teed mingi asja suunas, teeb sind tugevamaks selles suunas. Näiteks iga kord, kui ma otsustan mingile asjale järgi anda, siis selle asja mõju minu elule kogu aeg suureneb. Iga kord, kui ma vastu seisan, siis selle asja mõju hakkab vähenema. Näiteks suitsetamine, kunagi ma jätsin selle maha enne kristlaseks saamist, paar päeva isegi tegelikult. See oli raske, esimesed mitu kuud oli raske, aga lõpuks, kui sa seisad sellele vastu, selle mõju väheneb sinnamaani, et lõpuks sa lausa vihkad selle lõhna. Ja kujuta ette, et sa kunagi suitsetasid. Aga iga asi, millele sa alistud, selle asja mõju sulle elule suureneb.
ja see näib, et see ongi meie elu, et meie elud koosnevad meie valikutest, igapäevastest väikestest valikutest, aeg-ajalt sa nagu vajud ära millegist, aga sa tood ennast tagasi, see on see võti. Sest elus on palju raskem alal hoida, kui saavutada. Et see on kergem saavutada, toon näitedele, igaüks võib saada päästetud. Päästetud jääda, teine küsimus, või teine näide, igaüks võib abielluda. Jääda abiellu. Teine küsimus. See, millega sa saavutad, on täpselt see, millega sa hoiad alal. On see jõusalistrenn või suhe. No näiteks viid naisele kogu aeg lilli ja kutsud teda välja, siis sa võidad tema südame ja siis abiellud. Abielu see kong käib ära, see nüüd on abielus, that's it, kõik kukub, eks. Ja sellepärast ma arvan, et see elus nagu asju alal hoida või säilitada on tõeline väljakutse. Pole ime, et Jeesus ütles, et kui te jääte, püsite minu sõnas ja minu sõnad jäävad teisse. See on küsimus, et sa korra kuuled, aga sa jääd sellesse püsivalt. Siis paluge, mis iganes soovite, saate, eks ole. Nii see on nagu elu väljakutse, püsida ühes asjas ja sellepärast ka ilmselt jüngrite, kui me inglise keeles ütleme, disciples, tuleb sõnast distsipliin, eks ole, need on nagu siis distsiplineeritud. Nii et see peaks tegelikult meie elu iseloomustama, et see ei ole lihtne, aga päeva lõpuks see on, mille najal me lõpuks püsima jääme, mitte kuskilt võidmine, mitte sotsiaalne ringkond, ikkagi lõpuks, mis hoiab meid, on distsipliin. Ma võib-olla selle Rünno mõttele vastaks ka nii, et mis siis meid hoiab. Ma arvan, et lõppeks ongi ju Jumala arm kõik, aga üks hea kirjakoht on, mis võib-olla illustreeriks seda kõige paremini. Roomlastele 8:28. Ma seda kindlasti tsiteerinud ise ka, et kõik tuleb kasuks. Inglise keeles on kõik töötab koos heaks. Neile, ja nüüd ütleb, millistele inimestele? Neile, kes Jumalat armastavad, ja kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Nüüd seda osa, tema kutsub mind, ma ei saa mitte midagi teha. See on nagu täiesti tema otsus, mul ei ole mingit pistmist sellega, see on tema kavatsus, tema tahe enne maailma rajamist, mul ei ole mingit pistmist sellega. Sellega ju kõik, see on tema poolne asi, see on see tema armu osa, tead siit, eks ole. Aga see osa, mis ütleb, kes Jumalat armastavad, see on, mis mina saan teha. Selles mõttes, kui ma armastan teda, ma hoian tema poole, ma valin nagu tema asjad ennem. Mul on kaks võimalust siin minna teha seda jama või minna teha nii, nagu Jumal ütleb, ma valin siis tema asjad, eks ole. Võib-olla teinekord lähen ka lõksusin ja eksin, aga siis kuule, siin jama parandan meelt, lähen tagasi siia, eks ole. Ikka lähen tagasi armastama Jumalat kogu aeg. Ja need kaks asja, nii et üks pooled selles, kelle kasuks nagu kõik asjad lõpuks heaks töötavad. Ei ole ainult see nagu see taevalik pool, kes on kutsunud meid, vaid ka see, kes teda armastavad, kes valivad teda armastada. Nii et seal ma näen, et see on kombinatsioon nagu kahest osast, see taevalik ja meie osa. Et see ei ole päris ainult kõik tema, sest vastasel juhul, miks need teised siis ära vajusid? Jumal neid ei hoidnud või? Lasi neid lõdvemalt või? Ja samas see ei ole ka ainult meie osa, see ongi see, et tulge minu ligi, siis mina tulen teie ligi. Nii et seal on üks nagu armuvägi ja taevalik tugevus, mis tuleb ka sellest, sa kõnnid tema lähedal, sa hoiad tema lähedale. Kõnnid liiga kaugel temast, sealt sa hakkadki nõrgaks jääma. See võimalus oli temal ka, aga ta jäigi triivima sinna kaugele. Ja üks vaata elus asi, minust on üks hea sõna, triivimine. Lapsena ma läksin kummipaadiga merele seal, ema oli kaldal, päevitas ja tead, lihtsalt leebad seal ja vaatad seal tead, sinist taevast ja ühtäkki tõstab pea püsti, kus see maa on? Oi, maa on nii kaugel. Nüüd mis juhtuseks on, ma triivisin lihtsalt kõrvale. Ja kõik te olete lapse vanematena kindlasti, laps poes kuskil või turul kuskil kuidagi libiseb käsi ära ja siis ei tea, kus ta äkitselt on. Lihtsalt triivis ära, ega ta ise ka nagu ei mõelnud, ta läheb kuskil lihtsalt. Ja elus see triivimine nagu hästi lihtne juhtum, et lihtsalt, ega sa ei plaanigi, et nüüd täna teen 3 pattu või täna ma teen ühe suure eksimuse, lihtsalt päeva lõpuks niimoodi kukub välja, eks ole, see nagu triivid vaikselt niimoodi. Ja see on huvitav, et kui meil nagu seda
head selget visiooni tuleviku suhtes pole ja kui me ütleme, et visioon on meie pilt meie tulevikus, siis tavaliselt inimene ilma visioonita läheb tagasi oma mineviku juurde. Peetrus läks tagasi kalale, Iisraeli rahvas tahtis minna tagasi Egiptusesse ja inimene, kes ei näe oma tuleviku Jumalas, läheb tagasi maailma. Ja nii, et selles mõttes visioon on nagu elutähtis asi, et hoida meid liikumas edasi. Ja hoiab meid selle tormisel merel ja sisendab meisse seda tahet, inspiratsiooni või tegelikult sõnas mõtlesin energiat. Ja nagu Paulus ütleb, ma ei olnud sõna kuulmatu sellele taevasele visioonile, nägemusele. Ja mis ta ütleb, et aga siis ma kuulutasin siin ja ma tegin seal ja see visioon pani teda selle ikkagi tegema, eks ole. Nii et visioonil on oluline asi, mis me visioonina näeme. Nagu ma ütlesin, üks asjadest on see ka, et see on meie kavatsuslik otsus, et või kuidas öelda selline suund elus, et ma tahan lõpetada hästi. See on see, mida ma tahan. Ja meil kõigil on mingisuguseid asju, mida me oleme teinud, mille üle meil on häbi, me oleme valesid valikuid teinud, aga see on see, et kui sa oled ära pöördunud ja lähed jälle issandaga edasi, siis see on jälle tunnistus omaette sellest, sest ega terve maailm võitleb samade asjadega. Nii et ma arvan, see on see asi, mis on aegade sellises kompromissi ajastus ja leiguse ajastus ja pettuse ja eksituse ajastus väga nagu oluline asi. Ja tõesti, elu on kavatsuslik. Et see ei juhtu lihtsalt juhuslikult. Ma ei triivi kunagi juhuslikult vaimuliku tugevusse. John Maxwellgi ütleb, et kõik elu on kavatsuslik, et meil on ülespoole tõmbavad unistused, aga allapoole kiskuvad harjumused. Ja sellepärast elu kõige enam mõjutavad asjad ongi harjumused. Keegi on isegi öelnud niimoodi, et inimene ei kujunda oma elu saatust. Inimene kujundab oma harjumused ja tema harjumused kujundavad tema elu saatuse. Või selline ütlus, et meie tulevikusaladus, meie elu tulevikusaladus on ära peidetud meie elu igapäevasesse rutiini. Hei sõbrad, ma loodan, et see oli õnnistuseks, julgustuseks, mõtteainet andvaks. Suur tänu kanali tellijatele ja laikijatele ja toetajatele. Sõbrad, olge vahvad, näeme varsti jälle.